Kogunenud siin ühe siukse üsna Eestimaa kohta haruldase koha juurde, mis on siis iseenesest vana metsavendade võitluspaik ja võtab meid vastu siin Martin Andreller, kes on siis, ma arvan, Eestis üks tõsisemaid metsavendade uurijaid ja sõjaajaloolane. See, et selle punker on uuesti siia üles ehitatud, see on nüüd Martini süü, aga see, et see punker siin üldse tekkis, see on muidugi siis nende Nõukogude võimuvaenlaste süü peale sõda. Ja mis siin siis täpselt toimus ja kuda toimus, et siin ja mujal Läänemaal ja Eestimaal, seda siis Martin räägib, ta teab seda küll ja veel, nii et ja teil kindlasti on omal veel võib olla tuttavaid ja kõike muud sugulasigi, kes on kuskil olnud erinevates punkrites ja olukordades ja nii edasi, et võite küsida küsimusi ja kõike muud, et siis see punker ise on umbes seal, kus see mootorratas seisab, et on seal päris punkri ase, kus siis on mälestuskivi ja siis seal kõrval on olemas siis Martini eestvedamisel ehitatud samasugune uus punker, nii et nüüd ma siis annan sõna Martinile juba edasi. Tere tulemast siis Põrgupõhjale, minu nimi on Martin, nagu Enn juba ütles, ja läheme siis natuke aja pärast jalutame kunagisse metsavendade Põrgupõhja punkrisse. See on selles mõttes ka üks väheseid Eesti metsavendade punkreid, millel oli pandud selline üpris omapärane nimi. Ja sellest samast nimest rääkides on ka olemas kaks legendi, kuidas see nimi tekkis. Üks olevat tulnud siis sellest, et selle sama grupi juht Endel Reedlich, kes oli siis teiselt poolt Illaste raba, mis jääb sinna suunda, sealt talu perepoeg ja selle grupi juht olevat siis kunagi läbi lugenud August Kailiti raamatu Eke Moor ja seal on üks selline koht, kus siis Eke jõuab koju tagasi ja memm küsib tema käest, et kus Põrgupõhjas sina nüüd siis tuled. Ja on öeldud, et see võis olla ka see idee, miks selline nimi tuli. Teine põhjus võib olla tegelikult selles, et nende esimene punker, mis 46. aasta 12. jaanuaril vastu taevast lasti, tegelikult oligi seal samas Illaste rabas, siit ütleme linnulennult selline 1,3 kilomeetrit. Ja osad vanemad selleaegsed inimesed on tegelikult rääkinud, et seda nimetati Põrguks. Ja kuna ta oli lõuna pool ja Põrgupõhja, siis oli põhja pool olevat hiljem siis, et kahte mitte omavahel segamini ajada, siis hakatud nimetama ühte lõunapõrguks, teist põhjapõrguks, mis pärast siis vahetas omavahel kohad ja muutuski lihtsalt Põrgupõhjaks. Aga see punker, kuhu me siis kohe läheme, ehitati hinnanguliselt 46. aasta suvel. Sellel ajal see piirkond siin oli minu varasema arusaama järgi suure paksu metsaga kaetud, aga tegelikult kui vaadata 49. aasta Nõukogude aerofotosid, siis kõige suurem ja tihedam mets oligi siin selles alas ja ümberringi siit Tallinna-Pärnu maantee poole minna. Oli ta pigem selline metsaheinamaa ja tegelikult metsaheinamaana seda pindaga väga palju kasutati. Ja ainukene selleaegne suurem maamärk, mis on siis olemas, on tegelikult see sama kraav. Kui nüüd ka selle vahega, et see kraav on siis oma asupaika umbes selline 3-4 meetrit vahetanud, et ta jooksis tegelikult selle koha pealt, kus siin see tee on. Ja ülejäänud see piirkond oli siis enamuses kõik sihitamata, kraavitamata, selline põlisloodus. Kaevata selline 2,5 meetri sügavane auk siis. Jah, kui me seda punktide rekonstruktsiooni püsti panime, siis me tegime proovi, kaevasime labida kahasügavuse augu. Pool tundi hiljem ma sain sealt tassitäie vett kätte. Et kui siia selline 2,5 meetrine auk sisse visata, siis saab sinna basseini, aga selles basseinis elada ei saa. Nii et enamus punkrid olidki siis maapealsed sellised onnikesed, mis tähendab seda, et tänaseks päevaks on nendest väga vähe alles jäänud. Ja Põrgupõhjal siis see vallistik, mis on kunagine sein, või selle seina alumine osa on siis tegelikult sellepärast alles jäänud, et oli topeltpalksein. Peenpalgist ja selle vahe oli siis turbamulda täis pandud. Kuna me praegu oleme siis kunagise mere põhja peal, siis tegelikult on siin selline 15-20 centimeetrit turbast mulda ja selle järel tuleb puhas liiv. Selle pinnasega selle kahe seina vahe oli täis pandud, mis oli siis mõeldud kindlustamiseks, et lahingu korral kuulid kohe läbi ei tuleks. Aga muidugi see materjal ilmselt oli ka märg, nii et kui lahingu käigus punker põlemas ütles, siis tegelikult alumine kihistus sellest ei oleks. Nii et kui 80. lõpul kohalikud eestvedajad Hans ja Suve Vatto selle künka välja puhastasid, selle põlenud ja sisse langenud sodi välja tõstsid, siis alles jäid selline välimine kontuur kunagistest seintest.
ja nii siin punkris sees siin vallide peal kui ka siis siin stendi peal on näha erinevaid esemeid, mis on siit punkrist välja tulnud sellel ajaperioodil. Ja tänasel päeval siis Põrgupohja punkrist pärit esemeid võib näha ka Tallinnas ajaloomuuseumis. Suurgildi hoones on püsiekspositsioonis siis Põrgupohja punker ja RVL-i lugu lühidalt väljas. Ja siin punkris, nagu öeldud, siis maksimaalsel hetkel elas 14 meest ja üks naine. Ja selle punkri enda põranda pindala on selline 21 ruutmeetrit, nii et ega siin ruumi ülemäära palju ei olnud. Ja sellepärast väga paljud metsavennatud võimalused käisid ka oma sugulaste või siis toetajate juures ikkagi vahepeal ööbinud. Et kui kõik see kaader siia korraga sisse tuli, siis oli siin sees ikka väga kitsas. Nurgas oli sooja andmiseks üks 200-liitrine kütusemaat, mille sisse olid kivid laetud. See oli selline üpris tavaline punkri soojendamise variant, võimalik siis jupphaaval kohale tuua ja muidugi sellises suuruses punkri ehitamine on isegi tegelikult raske öelda, kaua see aega võttis. Kui me selle rekonstruktsiooni palgid siia tõime, siis tegelikult meil läks päris mitu päeva, et need siin uuesti üles laduda kuni katusekihini, et Alfred Käärmann, Lõuna-Eesti metsavend, on küll rääkinud, et 1-2 mehe punkri ehitamine võtab 2 nädalat aega. Aga muidugi oli ta selles mõttes hästi keeruline, et see palk tuli kusagil maha võtta, niimoodi, et seda näha ei ole, känd tuli maskeerida, oksad tuli maskeerida ja nagu ka siin kogemus näitas, siis kui sa ikkagi 130 palki käe otsast tood kohale, siis sellest samast toomist eest juba selline rada sisse, et see on tegelikult võõral inimesel kohe näha, et midagi on toimunud. Ja ehitamise ajal tuli sellepärast olla eriti ettevaatlik, et keegi peale ei satuks. Kui seda juhtus, siis tuli see punkri koht kohe maha jätta, hoolimata sellest, et võib-olla see oli kohe valmis saamas, aga julgeoleku pärast ei olnud võimalik siis koha peale jääda. Selle sama RVL-i või Relvastatud Võitluse Liidu, nagu nende organisatsiooni nimi oli, nende punkrid kõik tegelikult paiknevad kusagil kraavi ääres. See on siis joogi ja pesuvee pärast. Et see sama kraav tegelikult siit läbi metsa ei ole üldse kaugel. Ja nende eelnevates ja järgnevates punkrites siis ka on see läbiv asi, et joogi ja tarbevesi on kusagil lähedal. Ja nagu on tegelikult ka räägitud, siis talvel oli võimalik seda kraavi kasutada külasse minekuks. Ehk et kui külma juba oli, aga lund väga paljult ei olnud tulnud, siis oli võimalik punkri juurest minna kraavi jää peale ja mööda seda jääd jalutada siis mööda kraavi võrgustikku kuhugi küla juurde sealt tee peale minna kinni püüda. Nagu ma juba nimetasin, siis Relvastatud Võitluse Liit, RVL, mis on siis ka siin igal pool siltide peal näha, oli nende samade siinsete metsavendade loodud vastupanuorganisatsioon, mis pidi siis oma idee kohaselt koondama üle Eesti kõiki metsavendi, et sellel hetkel, kui lääneliitlased meil appi tulevad, siis on võimalik ühiselt vastu hakata. Ja selle jaoks siis eelnevalt koguda relvastust, luureinformatsiooni, tähelepanekuid, kus on Nõukogude väeüksused, kes on nende kaastöölised ja nii edasi. 46. aasta suvel see organisatsioon siit punkrist loodi, aga tegelikult siis 47. aasta lõpuga selle levik või areng katkes. Keskus või staap, nagu seda on nimetatud, oli pideva jälitamise all. Suundusid siit edasi tolleaegse Velise valla Lääneserva, Huntaugu punkrisse, sealt 48. aasta suveks Hirmusantsu juurde Soontagana Mihkli piirkonda. Ühest päevikust on siis ka teada, et võidupüha ja jaanipäeva tähistati siis suurte metsavendade kokkutulekuga seal samas kahel kõrvuti oleval sellisel Rabasaarel. Ja 48. aasta sügiseks tuldi siis tagasi Vigalasse. Teispoole siis kutsekooli ristmikku jääb Lätimetsa selline suur metsamassiiv, kus siis järgmine punkri lahing toimus juba 15. oktoober 1948. 2 metsavenda võeti toidu järgi minnes kinni. Nagu julgeoleku enda ohvitser on operatsiooni aruandesse kirjutanud, menetlemine toimus 3 tundi, kell 9 võeti kinni, 3 tundi menetleti ja kella 12-ks siis metsavennad olid rääkinud, kus punker asub. Võib ainult siis mõelda, mis meetodeid selle menetlemise all mõeldi. Ja muidugi tegelikult kohapeal olijad olid juba selleks valmis, et haarang tuleb sellepärast, et toidutoojad ei olnud tagasi jõudnud õigeks kellaajaks. Olid valmis ringkaitses, nii et kui lahing algas, siis see vähemalt üllatusena ei tulnud. Metsavennad murdsid välja piiramisrõngast, aga siis taandumislahingu käigus, mis kestis umbes 8 kilomeetrit enne, kui nad jälitajate käest ära said, siis 2 nende seast ikkagi hukkusid. Üks lasti siis julgeoleku poolt maha ja teine jäi raskelt haavatuna
sinna metsa maha, nii et julgeolek seda teada ei saanudki ja see mees tegi siis enesetapu. Et alles aastapäevad hiljem, kui üks sealt pääsema saanud metsavend kinni võeti, siis julgeoleku ülekuulamisel ta kirjeldas seda lahingut ja nimetas ka seda, et 2 nende hulgas said surma, mille peale siis julgeolek küsis, et kes see teine oli, sest nemad teda tegelikult tähele ei pannudki. Suurusjärgus mõnikümmend Nõukogude ohvitseri, kes võtsid terve selle punkri ala siis kõigepealt rõngasse ja selle sisse saadeti eraldi hävitusgrupid, kelle ülesanne oli siis punker vallutada. Nii ka tehti, selle käigus tapeti kõik punkris viibijad, 9 inimest, nende seas üks paariaastane tüdruk, kes oli metsas punkris ka sündinud. Ja ellujäänutest Mihkel Ellermaa arreteeriti haavatuna, tema viimane padrun andis tõrke, et oli õnnestunud ennast maha lasta. Üks vigalamees Jüri Reidla oli varjunud siis kuhugi Sarapuu põõsasse, oli seal lume all, värises järgmise päevani, sealt sai siis tulema, hiljem arreteeriti ja pärast kaevanduses vangilaagris olemist pöördus küll tagasi Eesti NSV-sse, aga siin talle kodutalu tagasi ei antud, koduvalda elama asuda ei lubatud, nii et ta läks tagasi uuesti Siberisse, kus ta siis paar aastat hiljem kaevandusõnnetuse käigus hukkus, oli mingisugune varing. Aga tema surnukeha saadi sealt kätte, nii et ta lesk tõi ta siis ikkagi siia, nii et ta maetud Vigala Maarja kalmistule oma kodukalmistule oma perekonna platsile. Ja ülejäänud nende metsavendade elu siis tegelikult lõppes Ertsmaa punkris, seesama grupi juht Endel Reedlich tapeti arreteerimiskatsel 29. juuni 1949 teenuse lähedal Urevere külas ja sellega oli siis üle-eestiliseks pürgida üritanud vastupanu organisatsioon tegelikult hävitatud. Et nad jõudsid 6 maakonda, 35 omavalitsusse, kuid nendes tingimustes siis kahjuks enamaks nad suutelised ei olnud ja muidugi julgeoleku pressing metsavendade või nende nimetus banditismi hävitamiseks oli siiski väga-väga suur. Metsavendlus Eestis üldse teise maailmasõja järgselt oli umbes 15-16 000 meest ja naist, umbes ka paarkümmend last, kes siis kas väga väikestena võeti metsa kaasa või siis teise variandina sündisid metsas punkris. Et täna minu teada ainukene, kes veel punkris sündinutest elus võiks olla, on ka üks Raplamaa mees, kellel minu meelest ka sünniaeg jäigi just jõulupühade aegu. Nii, enamus punkreid siis, kus elunäti olid tegelikult põrgupeast natukene väiksemad, sellised võib-olla 3x4 meetrit, maapealsed või osaliselt maala kaevatud, ütleme meetri jagu, et selle väljatulnud mullaga siis seda punkrit maskeerida rohkem künkaks, et see välja paistaks. Ja muidugi selleaegsed inimesed kahtlemata oskasid rohkem puutööd kui tänased noored, tundsid ka loodust paremini, nii et ennast julgeoleku aruandest oli päris huvitav lugeda, kuidas Pärnumaa metsavenna punkrit otsima minnes pandi siis kirja, et 10 meetri pealt maapealset maja, mille kõrgus oli 3 meetrit tegelikult harjani, 10 meetri pealt näha ei ole, 5 meetri pealt paistab üks katlusenurk ja 3 meetri pealt on siis terve see punker alles näha. Et kasutades seda keskkonda, kasutades erinevaid muid looduslikke vahendeid, pilliromatte ja kõike muud, siis ta tegelikult suutis selle punkri nii ära maskeerida, et seda ei nähta. Ja samamoodi Virumaal ühes punkri lahingus oli siis tegelikult niimoodi, et olid 2 maa-alust punkrit, 30 meetrit oli vahet, julgeolek ühe jooksis maha, hävitas kõik seal olnud mehed ja teises punkris olnud metsavennad siis samal ajal olid tegelikult seal sees, aga neid ei leitud. Ja samamoodi Viljandimaal siis metsalangetustöödel tegelikult võeti terve kvartal maha ja seal keskel oli siis ka metsavendade punker, kes seal sees olid üpris hirmul olnud, kui väljas kõik see töö ja tegemine käis, aga neid siis üles ei leitud. Et maa-alust punkrit on selles mõttes väga lihtne maskeerida, sa pead ära katma luugi ja sa pead ära katma korstna, kui sa öösel kütad, siis tegelikult näha seda ei ole. Aga maa-aluseid punkrit Eestis jah, kahjuks on põhjavee tase nii suur, nii kõrge, et väga teha ei ole võimalik. Ja teisipidi jälle maa-aluse punkri probleem on selles, et kui sa seal oled, siis oled väga raskesti leitav, aga kui sind leitakse, siis põgenemisteed sealt praktiliselt ei ole. Sul on üks luuk, millest sa pead kõigepealt maa peale saama, et siis minema minna. Ja selle maa peale saamisega elusult on juba väga suuri probleeme. Kõige kurioossemad asjad, mida julgeolek Eesti NSV-s punkritest leidis, oli kahtlemata ühel puhul näiteks suhkur.
kus on siis operatsiooni aruandesse ohvitser kirja pannud, et punkri riiulis oli 10 kilogrammi suhkrut, samal ajal kui meil seda poest ei ole võimalik osta. Bandiidid on hästi varustatud ja kõige kurioossem asi, mis punkritest üldse siis leiti 40-ndatel, oli klaver. Ja see oli ka maa-alune punker, kus oli siis klaver sees, ega selle mehe käest ülekuulamistel ohvitserina või julgeolekuohvitseris ei osanudki nagu väga midagi muud küsida, kui et aga kuidas ja miks see klaver sinna punkrisse sai. Selle peale siis talumees ütles väga ausalt, et kuna teie valitsemisaeg Eestis jääb lühikeseks, aga selle perioodi jooksul mina kahjuks ei saanud kodus olla, sellepärast et siis te oleksite mind Siberisse viinud, siis ma läksin metsa, ehitasin endale punkri ja tegelikult sain aru, et kui ma klaveri koju jätan, siis te reostate selle ära või varastate ära. Ja ainuke võimalus oli siis klaver ka metsa viia. Kui ta punkri raami valmis sai, siis ta vedas reega selle klaveri metsa, lasi 3 jala kõiega sinna punkrisse ja siis ehitas sinna lae peale. Ja minu meelest see talumees isegi ülekuulamisel küsis selle ülekuulaja käest, et, no, et kas te oleks selle klaveri siis puutumata jätnud kodus, mille peale ülekuulaja oli sunnitud nentima, et ilmselt ei oleks jätnud. Ehk et oli täiesti õige tegu see siis ära viia. Ja kõige suurem punker Eestis, nii palju kui meile tänaseks päevaks teada on, oli siis 40 ruutmeetrit ja seal oli 3 eraldi tuba sees. Ja selle kohta ka julgeoleku aruandes oli see eraldi välja toonitatud, et see oli ikka väga suur elamine, suurem kui meil enamus töötajatel ametikorter. Aga muidugi tänaseks päevaks Eestis neid vanu punkri kohtasid metsades kunagise pärandkultuuri inventariseerimise järgi oli 118 objekti. Tänu ka sellistele koduloolastele me oleme neid punkri kohtasid suutnud rohkem tuvastada, aga valdav enamus ongi lihtsalt selline väikene küngas, võib-olla väikene lohk maa sees ja enamus inimesi, kui nad metsa lähevad, nad ei saa tegelikult aru, mille otsa nad sattunud on. Olid mõned aastad tagasi oli üks väga suurepärane leid, oli Harju ja Järvamaa piiril Kususoos, Pirita jõe alguse juures, kus siis leiti ühe keskkonnakaitse poolt mingi objekt, mida ta arvas, et see on metsavendade kunagine punker, kirjeldas, et seal on voodi paistab, ahjujäänused, mingid esemed veel. Läksime sinna kohale ja meil oli kohe selge, et seda punkrit ei ole rünnatud, sellepärast et julgeolek tavaliselt kätte saadud punkri kas lasi õhku või siis pani põlema, üritas sinna võimalikult palju hävitada, et keegi sinna sisse ei läheks. Seal olid kõik esemed nagu omal kohal, turitasid punkri põrandast või sisse kukkunud katusest siis välja, mille peale meil oli selge, et see punker on kas maha jäetud või siis need inimesed surid mingil põhjusel kas või siis haavatuna ära ja nad on seal sees. Ja hakkasime siis vastavalt kõikidele kooskõlastustele lahti kaevama. Ühtegi laipa seest välja ei tulnud. Mina kogu aeg lootsin, et äkki tuleb mõni püksirihm või mõni muu nahkkese, kuhu on kunagi hariliku pliiatsiga nimi peale kirjutatud. Sellepärast, et vesises pinnases hariliku pliiatsi kiri jääb ikkagi nähtavaks ja loetavaks. Midagi sellist ei tulnud, tulid välja hambaharjad, ehk et hügieen on ka punkris hästi oluline. Kui hammas haigeks jääb, siis metsavenna punkrisse üldiselt hambaarsti juurde minna ei saa. Kuigi mõned arstid Eestis olid, kes ka metsavendi ravisid ja julgesid seda teha. Ja midagi head sealt ei selgunud ja siis läbi Jaako uudiste, kuhu see uudisklipp siis sisse läks, siis helistas järgmisel hommikul üks mees ETV toimetusse, ütles, et ta arvab, et see on tema isa punker ja tal on sellest fotosid ka hästi palju. Ja siis teisipäeval helistas järgmine mees, kes ütles, et see on ta sugulase punker ja tal on hästi palju fotosid. Ja kolmapäeval helistas mingisugune tüüp, kes ütles, et ta teab, kelle oma see on. Ja siis meile hakkas tunduma, et teatud kuufaaside ajal inimesed väga aktiviseerunud. Et see lihtsalt ei ole võimalik, sest selleks hetkeks oli Eestis teada natuke üle 300 foto, mis on kunagi metsas tehtud metsavendade poolt. Sest lihtsalt sellel ajal ei olnud võimalik pildistada ega ilmutada. Minu oma. Selline suur kogus fotosid tegelikult, et see ei ole väga võimalik. Ja läksin siis Muugale sinna Suvila rajooni, kus siis see mees pidi elama, kes ütles, et see on tema sugulase oma, tal on hästi palju pilte sellest. Ja läksin siis sinna Suvilasse, istusin maha ja siis vaatan, laua peal on selline paks pakk fotosid. Siis mõtlesin väga huvitav, et tegelikult nagu ei tohiks olla, et ilmselt enamus on mingid külapildid. Ja siis vanahärra võtab sealt esimese pildi ja ütleb, et et ta siis huvitasid need pildid vist ja see, et siin on siis Jaan punkri ees, see on siis punker ise, see on siis punker seest, see on nende asjad ja siis 78 fotot, mis olidki tehtud siis paari aasta jooksul
oma igapäevaelu dokumenteerides. Leid oli muidugi väga võimas, proua vaatas mind tükk aega, siis kadus minema, tuli köögist teeklaasiga, kus oli vesi ja suhkrudoos ja vaatas niimoodi, et äkki läks vaja. Ma ütlesin, et ei ole, et see lihtsalt kõik on hästi. Ja saime nende fotode pealt siis tegelikult täpselt teada, et kõik see, mis me kaevamiste käigus olime järeldanud selle punkri ehitusviisi kõige kohta, et see tegelikult oli õige. Ainuke asi, mida me väljakaevamiste ajal aru ei saanud, on see, et milline see punkri ahi täpselt oli. Õnneks probleem ei olnud, metsavennad olid teinud sellest ahjust ka eraldi foto. Ainult ahjust. Ja siis, kui ma sealt tulema sain, siis ma bussist helistasin meie arheoloogile, kes nüüd kaevamisi juhatas ja ütlesin, et kuule, et ma võin sul täpselt detailselt kirjeldada, milline see ahi oli, sellepärast, et mul on see foto käes praegu, ma vaatan seda. Ja siis oli vaikus telefonis, ma küsisin, et Mauri, kuuled või? Ja siis öeldi, et kas sul on ikka kõik hästi või? See on nagu, mulle mingit soga praegu suust välja. Ma ütlesin, et ei ole, et mul on selline pakk fotosid ja seal on nagu just ongi igapäevaelu dokumenteeritud. Siis saime kokku ja siis jah, samamoodi, siis Mauri vaatas ka neid pilte, oli vait hästi tükk aega, ütles, et see on uskumatu, et selline materjal olemas on ja et me saime tegelikult ka lõpuks teada, kes need inimesed olid, kes seal punkris siis elasid. Aga muidugi üllatused sellega ei lõppenud, sellepärast et paar nädalat hiljem, siis kui ka selle metsavenna poeg kohale jõudis, siis ta võttis samamoodi põuetaskust paki fotosid, need enam mind ei üllatanud, neid ma olin juba näinud, olid lihtsalt topeltfotod siis. Ja siis muidugi ülejäänud uurimisgrupi liikmed, kes seda esmakordselt nägid, nendel kõigil silmad punnis, et ohoo, kui põnev ja siis poeg ütles, et aga noh, mul on negatiivid ka alles ja võttis negatiivid pani ka laua peal. Ohoh, selge. Et ühtäkki poole aastaga saime me väga palju targemaks sellest, kuidas punkrid ehitati just maapealseid siis rabas ja tegelikult ka sellest igapäeva elust, sest kui täna mälestusi lugeda, siis metsavend võib kirjeldada seda, kuidas oli punkri lahing, kuidas oli kinnivõtmine, olemine pagarikongides või Patarei vanglas, vangilaagris, aga kui näiteks küsida, ja noh, täna tegelikult ei olegi enam väga küsida kellegi käest, sest enamus nendest on juba manalamehed või naised, et kuidas igapäeva elu oli, mida te sõite, kuidas te seda säilitasite, siis tegelikult seda infot ei ole täna kusagilt võtta. Sest julgeoleku ülekuulamisel seda ei küsitud, toimikusse seda kirja ei pandud, inimesed oma mälestusses tavaliselt just erinevaid tervisehädasid või nende ravimisi, neid ka ei kipu kirja panema. Aga nendelt fotodelt oli siis väga hästi näha, kus oligi punkris see nii-öelda esmaabikapp, kui suur see oli, mis seal sees oli ja kõik nii edasi, et see oli hästi oluline. Ja samuti siis aastapäevad pärast seda helistati mulle muinsuskaitsest ja öeldi, et sooviks tellida ekspertiisarvamuse metsavendade toidulao kohta, sellepärast et Pärnumaal leiti selline asi. Siis ma ütlesin, et see ei ole ju reaalne, et see midagi alles on, ja siis öeldi, et ei, kõik on alles, kõik on ilusti täis. Aga äkki te vaataksite selle üle ja ütleksite, et kas me hakkame seda säilitama või ei hakka säilitama. Mõtlesin ka, et väga huvitav, et kuidas saab mingisugune toiduaine niimoodi ilusti säilinud olla üle poole sajandi. Ja läksime siis ühe abimehega kohale, leidsime metsas selle maasse kaevatud 30-liitrise tsingitud piimanõu üles, pildistasime üles, võtsime selle asukoha, kaevasime ta ettevaatlikult ümberringi lahti, tõstsime välja ja saime aru, et see nõu tõesti lekkinud ei ole, et on täiesti terve. Ja siis mõtlesime, et selge, eks siis võtame kaane lahti. Tõmbasime selle klõpsu lahti, kangutasime kaane tihendi otsast ära ja siis vaatasime selliseid mustasid ristkülikuid, mis ilmselgelt oli olnud kunagi liha, õigemini soolaliha. Ja tõstsime siis ettevaatlikult 2 kihti seda soolaliha sealt künnist välja ja siis tulid ilusti jalad, 4 tükki. Ja siis, kui kesiku jalad olid ka eraldatud, siis tegelikult kusagilt sellisest 4.–5. kihist see soolaliha, mis pealepool oli mustaks tõmbunud, oli täiesti ilus roosa. Ta ei haisen mitte kuidagi. Ma kujutan ette, et 80. aastal oleks võinud seda täiesti julgelt veel tarvitada, sellel ei olnud mitte midagi viga. Sest see tünn oli täiesti hermeetilisena olnud kogu aeg. Ja nendesse piimanõudesse muidugi metsavennad üle Eesti matsid oma toidukraami, sest närilised sinna ligi ei saanud. Teda oli mugav kahe vahel ka metsa viia, maha matta, uuesti välja kaevata. Ja see oli tegelikult hästi selline populaarne asi. Vaatasime ta üle ja matsime ta sinna tagasi, sest ma juba silme ees hakkasin ette kujutama, kuidas ma lähen sellega Eesti Rahva Muuseumi, tõstan laua peale, ütlen konservaatorile, et välja tõsta, konserveerida, säilitada. Et see ilmselt ei oleks väga toiminud ja tegelikult ei oleks seda ka vaja olnud, sest me saime lihtsalt teada, et kus see oli, kes selle pani ja selle kõige muu. Ja muidugi, kui me selle olime, siis me leidsime sealt lähikonnast teise sellise peidiku augu veel. Punkri kohta ei leidnud, sellepärast et see kohalik taluperemees pärast lahingut hävitas selle jäljed.
aga saime teada, et üks metsavend sellest punkrist on veel elus. Siis mõtlesime, et kui 2 toidupeiliku asukoht on teada, siis nendest saab ju teada, kui kaugel see punker umbes oli. Helistasime siis sellele mehele, et otsustan, kes ma olen ja miks ma helistan, et leidsime selle piimanõu, kus see soolaliha sees on ja siis saabub telefoni vaikus. Ja siis küsin, et halloo, et kas te kuulete mind ja siis on veel natukene vaikust ja siis mees küsib, et piimanõu, 30 liitrit, ma ütlen jaa. Soolalihaga, ma ütlen jaa. Täis, ma ütlen jaa. Kurat! Sest vaata, neil oli see asi olnud, et kui nad olid 45. aasta jaanuaris just selle 2 kesikut ära tapnud, siis nad olid pannud kokku vist 4 piimanõud täis seda soolaliha, matnud erinevatesse kohtadesse. Aga siis nad ei leidnudki seda viimast nõud ise üles. Ja siis ta oli mõnevõrra häiritud sellest ja ütles, et tegelikult oleks seda liha ikka väga vaja olnud. Et mingi moment see toit otsa. Aga ta ei olnud selle järel nõus ka enam koha peale tulema näitama, et kus see koht oli, sest ta oli täitsa selgelt üpris löödud sellest, et tegelikult süüa veel oli, kuigi kunagi sai see siis ühel päeval seal otsa. Nii, aga lähme jalutame siit nüüd läbi metsa. Jaa. Kellele see metsakõntsi kuulub, kui see on? See on riigimets. Seinasid ei ole, sellepärast et ega need metsavendade punkrid ei olnud ehitatud kestma aastakümneid, aga ma loodan, et see punker ikkagi koos väikse remondiga paar aastakümmet suudab vastu pidada. Sees kõrgus võiks olla enam-vähem õige, sellepärast et selleaegsed inimesed olid küll lühemad. Ja sees on siis praegu näha 2 sellist suuremat lavat, kus peal oli võimalik magada. Ja peale oli talle löödud sindikatus, nii nagu siinkandis kombeks. Kuus. Mul on 3-poolised prillid. Sul on miinuses või? Ei, mul on. Ei, miinuses on sul või? Jaa. Mul on plussid. Üle Eesti traktorid. Oi, kui äge pisikene. Ei, no eks sellega tehti tööd siin. Pane nimi kirja, siis kes kallale tulevad, need saavad kohe meid kätte saada.